siis pilli peal nagu võrdleda, et siis see asi peaks mahtuma selle sisse. Naerata, aga tegelikult mahub. Proovisime järgi, jääd ukse vahel seisma, ütled kärbestele, et tulge vilkuri pealt maha ja ilusti mahub. Aga me ei taha hästi sellega leppida. Õige, teeme uue pritsukuurid. Meie alustame siis Pritsumaa ehitust, riik toetas meid sellega. Ja meie ehitame nüüd siia külge majas. Meie ajalugu hakkab sellest Aarega koos, et Aare pidi Kaiu kooli minema esimesse klassi. Ja mind saadeti talle seda kutset viima. Aare peab esimesse klassi minema. Ja vist esimesse klassi aasta oli? Mina oleks 76. 76. hakkab meie ajalugu. Siis me vahetasime sabloone ja olime muidu mahedad naabripoisid. Aga tuletere ajalugu hakkab meil ja 95. No kuidas? Mina olin töökohas tööl, eks ole, jah. Metskonna mehed pandi peale selle, kui Metskonna oli raadiojaamad ostunud ja just see on mul meeles, ma esimese pakkumise tegin Alarile. Aga Alar ütles, et temal ei ole selle jamaga aega tegeleda ja seda ma ei mäleta, et sina oleks vastu võidelnud. Mul oli selles mõttes hea, vaata ma olin ju kogu aeg siin, ma olin siin töökohas tööl ja siis naftabaasid ja siis ma olin praktiliselt paikne kogu aeg siin. Väga harvu, kui ma siit ära käisin. Auto oli täitsa kõrval kogu aeg. Aga auto oli Kaius või vahastus olemas, sellega te olite harjunud, et see siin olemas on, jah? Jah, sest Abu Rein ja Napitsa Kalju ju algul olid. Aga enne seda, kui te ise ametlikult Metskonnalt Vahastu tuletõrjega liitusite, enne seda te ei käinud isegi ühel tulekahjul, jah? Leinaga kui see Saare, kus see suur tulekahju oli, seal mina osalesin. Aitasin Sassi poolikuid vedada. Mina käisin ka Sassiga mingi kas teisel või kolmandal päeval, vaata kui see põlesu takkajärgi. 3 päeva, jah. Mina käisin Sassiga Abu Reinuga, siis käisin, ma tean. Mina käisin sellel esimesel hommikul ka. Ja nemad olid niisugused vist kanalast tahtsid vett võtta ja siis me käisime ikka tirisime jõest. Aga muidugi tuletõrje katsumused sain mina, kui ma 92. aastal Vahastu Metskonda läksin ja siis meil oli MP800 mootormets ja sellega kutsutati metsa, nii et paha hakkas. Ilm oli väga soodne, terve suvi oli kuiv, hakkasin põht pihta Kiava raba, Paluküla raba, Mahtra raba, Simisalu, või seal mis see on seal, Siniallikul käisime. Sul ei, kui Metskonnaga käisime, vaata seal Vihterpalus käisime. No Vihterpalus meil oma pritsi ei olnud, aga Vihterpalu oli räägivad 96. äkki. See oli siis, kui Vihterpalu teist korda põlenud. Teisel põlenud käisime. Aga teie käisite Vihterpalu tulekahjul inimtööjõuna või koos autoga? Inimtööjõuna, jah, Metskond. Oli inimtööjõuna. Jah. Siin läks terve bussitäis Vahastu Metskonna inimesi. 9 kesi oli, jah, buss oli täis. Aga siis saabus see päev, et hea küll, noorem põlvkond 66 peale. No kes teile selle auto võtmed kätte andis siis? Vaat see on ka niuke ajaloo ürikutest, aga jah, võtmed, töövõtmed olid Aare käes ja auto seisis seal. Mina käisin metsas, Napitsa Abo mõlemad olid juba metsapäeva traktor, ma ütlesin, mis siis saab, et mõtlesin, mis meljonnid ikka, kui oli käest niuke ja siis nad väga vastu ei vaiel. Mingit üleandmist vastuvõtmist, mina ei mäleta, et keegi oleks midagi teinud. Kaius käisime ainult seda lepingut tegema. Kuule, aga nõusolek, et Vahastu Metskond annab raadiojaamadega, paneb omad pehed peale, nüüd sa ütled, et Napits ja Abo olid ise ka metsapäeva traktorite peal. Nad olid siis vales kooperatiivis või? Ei, nemad olid vales, jah. Nad olid Reinumägi Väino eraettevõttes, aga alustasid nad Vahastu masinaühistus. Abo oli siis masinaühistu peamehaanik ja Napits oli Vahastu masinaühistu autojuht. No ja siis öeldi, et davai noorem seltskond, et auto on seal garaasis, jah? Selles ühes sinu mingis artiklis on lausa see välja toodud Päästeameti selle Spetseri need protokollid, kus Napits ei vasta, Abo ei vasta, Siniv ei vasta, Stroom ei vasta, et midagi tuleb ette võtta ja sellest nagu hakkas see. Ja auto seisis seal töökohas, võtmed olid Aare käes, uksevõtmed ja siis me seal oma pealt arutama hakkasime, mis sellest asjast sai. Eks nad võib-olla olid natukene solvunud ka, aga ma ei mäleta, et nad oleks meid õpetamas käinud. No nad olid ise ka nii üsna värskelt. Minu arust nad läksidki tööle sinna metsa ja nad said ise vist aru ka, et see asi hakkas. no ei jõua kuskile, eks ole.
Kuule, aga meil nii-öelda Raplamaa huumor käib pidevalt voolikute ümber, et küll need loetakse, küll neid on vähe ja küll need teinekord arva antakse ka juurde, aga te alustasite siis milliste voolikutega? See on, mis auto peal oli või? Ja riidest ikka. Riidest voolikut ikka. Ehk siis 66-51 mõlemad riidest voolikud. Tulekahju ajal olid siis voolikutest tuli vett. Külje pealt tuli pritsis välja, eks ole, et olid nii kuivad. Ja ega siis ma arvan neile ikka, kui nad ikka vahetused oli, ega sinna päris uusi voolikuid kohe ikka peale ei pandud. Aga siis see 10 voolikut, 66 tüviliin, mis oli esimeses kastis, see oli niuke, et see ei olnud vist kordagi sealt välja käinud. Ja tema kätte saamiseks see peab kui aeg paremaks läks, ei saanudki muidu, kui ma seal samas kapis lõikasin ta puruks, selleks ta oli ikka nii kangeks sinna kätte. Aga adunud Puki-Helmutil Kaius vähemalt väga korralikud voolikukaardid sisse seatud. Just, serva vahel ilusti, see kaart oli kahjuks meil leidnud ja täna üleval ilusti 10 voolikut, 66 lapatud kappi pistid käe sisse, sealt võtsid välja. Paibutas Pukk, kontrollitud sellel aastal. Ja see ei olnud kindlasti Helmuti süü, et aeg oli selle töö selle vooliku kallal ära teinud. Võt. Sellel ajal materjalid teised ka. Materjalid teised. Riided, saapad, kindad, kiivrid. Noh, need keevitaja riided ja esimesed kiivrid siis saime, paber oli alles kuskil Ainkajak andis meile vastutavale hoiule 2 Vene tuletõrje kiivrit. Noh, enamus sai ikka oma riietega tehtud. Oma riietega, ma ei mäleta ka, et selle aastani, millal me vorsti sõime ja mina omale sain sellised riided, mis mulle selga mahtusid. Läks veel hulga. Jah. Ma siin tegelikult, kas meil algul oli ainult 1 riided äkki või? Ja hästi küsiksin, et sinule läksid selga need diskopüksid. Sina olid auto juures, sul pole riided vaja. Ja, mina olin auto juures. Ikka oma riietega ega seal mingit erilist varustust ei olnud ja eks me olime vähe nooremad ja uljemad ka ei osanud väga kartagi seda, mis sealt võiks tulla ja no õnneks läbi. Mitu aastat te jõudsite sealt töökohast välja sõita? Me alustasime 95. 1. jaanuarist, siis 11. jaanuarist on lepingud ja 22. detsember 96, see tähendab siis 2 aastat. 1 aasta ikka. 95 jaanuar, terve 95 aasta, kus siis terve 96 aasta, peaaegu 2 aastat. Aga ma ei mäleta, kas meil auto ennem oli juba sees ennem avamist ikka ju? Vist läks külmaks, mõned päevad äkki olime. Aga noh, siuke pidulik, siis uksed lahti auto sisse. Ja selleks päevaks viisime auto töökotta, et seal pidu pida. Vaat nii oli. Kuule, aga ma täpsustan sellise asja üle. Kas kuni 95-96 aastani, millal siis tänast Vahastu Pritsumaja ehitati, kas sinna maani oli Lääbakel vana depoo selle sama koha peal veel alles? Või see tühi maa? Ei, see tõmmatigi siis maha, kui läks uue ehituks. Ja kambaga me tõmbasime veel selle Viltuse torni tõmbasime tegelikult ju pikali. See oli ikka päris palju inimesi, suur köis ümber torni ja siis tõmbasime siia Raivo maja poole, tõmbasime tee poole, tõmbasime selle torni. Aga õnneks see Paide mees oli eeltöö ära teinud. Aga kas seda mõtet ei olnud, et kasutaks mõnda liikurmehhanismi? Ma ei teagi, miks see nii oli. Kuidagi oli vaja seda niimoodi. Jah, seda vana kuuli kasutas ju siin Raekus, kui see Koloosi laine jah, kasutas Koloosi laoks, selle hobuse rauad ja ma ei tea, mis seal kõik olid. Laelujaamad ja. Palju teie nii-öelda baarimeestena saite kaasa rääkida uue depoo ehitamisel, et meil on väga ilus Vahastu armas Pritsimäe ja seal on torn ja mina ei ole siiani aru saanud, kuidas sinna torni pääseb. Torni pääseb, aga tornil ei ole nagu funktsiooni. Mina siis käisin ja see oli nüüd hästi huvitav aeg, ma noor mees ja siis läksin see vahesein. Oli seal, mis seal sees oli, puhtast puugist mehed ladusid selle üle ja siis Lindma keskis selle valge selle lubjaseguga üle värvida ja siis mina hakkasin vaidmust naljad, et mehed tegid vaeva, mis olla see ilus. Siis ütles, et sa poiss kaua minema, mis sa siin möögis, et läksin siis Kaiu, läksin vallavanema juurde, Sireli juurde. Sirel eetes Lindmale, et tema hakkab seal toimetada, nüüd on edaspidi nii, et Raivo, et tepp, sina teed. Siis seda lasti hinge ei mahtunud, aga me saime hakkama. Ja selle torniga oli niuke lugu, et ma ütlesin, et kuule, seda torni oleks ka ju vaja Pritsumaja, et saaks voolikud kuivatada. Ja siis lõpuks tehti need Santiago torni. Tolkusest muud midagi ei ole, kui ta siis natukene juba ilmestab seda. Ega seal polegi ju midagi, me pole kordagi just kuivatatud. Ei, sealt saagi, ta on keset maja, aga otsast saab üles. Nad nüüd tegid sinna keskele niuke laudadest käigu, et saab üle seal lae peal käia. Aga noh, funktsiooni tal nagu.
Sest olgem ausad, kui sa tänasest tornist binokliga tulevalvet pidada, ega siis... Seal väga kaugele ei näe, jah. Kui poe juures prügikast põleb, siis selle ikka näeb ära. Aga kirikukünka taha enam ei näe. Kirikukünka taha paraku ei näe. Kui metsa poole? Ei, ta on niuke jah. No ta pigem siis tehski nagu siis, kuidas öeldakse, kaunistuselemendi. Et tahtsite torni, saide torni, järg kobis.